Alustame siis oma esimese meeskonnatöö ülesandega. Palun kuula ülesannet. Iga grupp joonistab sellele paberile kas oma grupi lipu või vapi. Sellel lipul või vapil peavad olema igast ühest teist. Teil on praegu igas grupis 3 inimest. Igast ühest teist mingi tunnus, mis teda iseloomustab. Ei ole olemas kindlad kuju, kindlaid värve. Teete täpselt nii, nagu oma nägemise järgi hea tundub. Kas ta on nüüd lipukujuga või ta on mingisugune ümmarguse kujuga, see pole üldse oluline. Tähtis on see, et siit pildilt tuleks välja igast ühest teist midagi. Kas on teie moto, kas on mingi teie tunnus, kas on mingi teie selline logo. Püüdke teha selline ühine vapp ja igast ühest teist tuleb midagi välja. Pärast seletate teistele, näitate oma lippu või vapi, seletate teistele, miks ta on just selline, nagu on. See on selline soojendusharjutus. Aega 10-15 minutit. Teed siia teile suur Te alguses võrna. Ei tee. Põhimõtteliselt selle kaarel. Võid ei tahtnud keskel peale. Ei, mis on desertöör mingisugune või selle? No muidugi parem niisugust nagu Ma teeks kalapult lihtsalt, see on riskelt. Elina, sa kustutad enne. Kassina on ikka suke on võtnud seda samasuguse ümaga. Nagu minu vapt oli. Kui meie rühmade ülesannet kuulsime, siis esimene küsimus, mis Kaisalt kohe tuli, oli, et mis tähtkujus te kõik olete. Kaisa teadis, et mina olen lõvi, et te ise on ka lõvi ja selgus, et Maarja on kala. Siis oli kohe, et teeks kuidagi lõvi ja kujundaks kuidagi kala peale, mõtlesin, et teeme siis lõvi näo. Ja nii me siis sündiski lõvi, kus tema hammaste vahel on kala ehk siis meie Maarja. Ja nagu teada on ju loomariigis ka lõvi üks võimsamaid, siis kala ju peab talle tingimata alistuma ja seal ta siis meil on. Võib-olla ta väga ei meenuta lõvimoodi, aga see on meie püüdlus näidata seda. Aga mina olen selle tööga rahul. Pildi peal nagu maastik ja ilmastik. Nagu täpsemalt rääkides, siis on iseloomustab see meid, meie meeskonda siis, et Jaanikat, Jaani ja Indrekut siis. Siis on see lilled rohujuure tasandilt, et kus me oleme alustanud. Esimesed on välja siis Jaani, kes on kollast värvi. Jaanik on siis roosa ja mina olen siis sinine. Lühemalt rääkides on siis meil ka häid päevi kui halbu päevi. Teie poolt midagi lisada? Mul on väga rõõmsameelne. Et värvid just sümboliseerivadki seda, et Jaan on siis meil kollane nagu päike, et toob alati klassi väikse meie jaoks. Indrek on siis sinine ja on meil siuke hästi rahulik, aga samas on ka siuke mõnikord raksatab ka siin pikk. Et vahepeal on näha, et meil kõigil on halb päev. Et siis mina olen roosa, et nimetame siis seda printsessi värviks. I just didn't look like a princess. Ja just rohu peale viitasime seda, et me oleme kõik alguses andnud rohujuure tasandilt, et meil kõigil on veel ruumi
kasvada, aga nagu näha, paistab vaikselt lilled juba sirgunud. aitäh kuulamast! aitäh! Me tegime mapi, mis on Negika moodi, sellepärast et me oleme nagu liblikad, kes lendavad ühe õie pealt teisele, otsivad seda paikset kohta, aga me pole veel leidnud seda, et me muudkui rändame. Ja põhimõtteliselt joonistasime 3 meid iseloomustavat asja. Esimene asi on yin-yangi märk, see iseloomustab Dianat, tal on alati sihuke tasakaalukas ja naeratab ja ei näita üldse välja, et ta mingi pahane on. Teine on sõbralik siim, nagu muud ma ei osanud joonistada. Ja 3. märk siis on minu rahutu hing, mis ei suuda kunagi rahulik olla. Et see on siis meie poolt kõik. Ja ma lisan veel, et see rohelus tähendab looduslähedust.